see kast. Kurat, selle oleks võid ka rääkida. Päris jalu, kui küll jõuab. Te võite edasi jututada. Ma ei hakanud ära võtma. Äkki tuleb midagi veel jääda. Siit töötab. Ühesõnaga, mis mul meelde tuli ka need käiguvahetused asjad, et siin oli korra jutuks, et Eerol, et garaaži juures läks käik sisse ja Eero proovis läks käik sisse ja sina proovisid läks käik sisse. Nii nagu libedam tee ja nii läheb sisse. Aga sellega mul tuli see meelde, et mingi hetk Eero saadab mulle mingisugune suht koht enne võistlust, päev 2. Eelmine õhtu. Jah, eelmine õhtul mingi kell 11-12 saadab mulle pildi. Me ostsime BMW. Oli jah. Ma olen see, et BMW, mis teed sellega? Ei no jah, sinna. Siis Eero vahest ikka keerutab ja taha asju otsa rääkida. Ja siis lõpuks rääkis jutu ära, et no jah, et Intsul Bemmil läks kast katki ja kuskilt kasti ei läinud, siis me läksime teime. Otsime auto. Jah, otsime täiesti sõitva auto öösel, et saaks sealt lihtsalt kasti võtta. Tegelikult see esimest käiku lõi välja. Kui pauguga paned minema, ta lõi esimest käiku välja. Ja just see sama jällegi, stikid ja pidamine ja kõik see. Oota, aga sellele autoomanikule ütlesite ka, et miks te selle auto otsite? Müüja tuli kohale. Kas see oli Viimsis või kuskil? Viimsist tuli kohale meile garaaži ja tuli seda autot siis näitama. Mina hüppasin sisse, proovisin, et pauguga minema, manual E91 on ju, diisel. Pauguga koha pealt minema, põhjagaasiga teine, selge, töötab, sõitsin ringiga, Kevin tegi ukse lahti, sõitsin garaaži. See müüja siis mõtles, et hakatakse nagu autot üle vaatama või midagi, et tõstetakse ülesse. Et siis, kui meil 2 minutiga see sumbutaja sealt juba alt ära oli ja käigukasti kallal oli, siis oli, aga mis te teete umbes, et meil on käigukasti vaja. Aga kuidas on? Siis räägi selle mehega, et leppige kokku, ja selleks hetkeks, kui nemad olid, meil oli nagu see ajaliselt täiesti see konditsiooni C91 sõitis garaaži sisse ja 40 minutit hiljem Kevin lükkas jalaga selle lükkas selle jalaga uksest välja, meile vajalik käigukastide sealt kätte saadud. See vana omanik oli seal veel kõrval niimoodi, et täielikus hämmingus. Ei no auto oli juba üles tõstetud, juba võtsime seda asju ära, tal oli veel paar asja autost, mis ta tahtis nagu kätte saada. Sain need kätte, lükkasime auto välja ja panime käigukasti Indreku autole ja järgmine päev võitsis Speedesti. Viisakusest vähemalt tellisite ise takso talle või? Ei, tal tuli naine järgi. Tal tuli järgi. Mõtlesid, et eriti viisakusest on see, et et raha on siin ja ma just tellisin takso sulle ja et me nüüd toimetame. Tema oli alguses oli natukene hämming, et tema mõte oli ilmselt sellest, tõstetakse üles, hakatakse autot alt vaatama ja siis hinde kauplema, et siin on ikka tead 2007 aasta auto ja roostas ikka ka. Aga mingid mehed juba hakkasid tükkegi ülest ära keerama. Sellest kähku oli, ma ei teagi, ta oli mingi poole tunniga oli. 40 minutit oli see, kui auto sisse, auto välja. Jah, oli kast maht, juh. Ja see on nelikvee oli see kast. Ja tehase autol, mitte me ei räägi võidused autost. Võidused autol on nagu kiire. Sumpa ees, kõik need põhjakaitseplekid ja sealt ei mahu ju tulema ja kõik. Esimene kardaan ja tagumine kardaan ja kõik. No mis sest kerest pärast sai? Hiljem sai sellele sinna see sama vana katkine käigukast võidused auto alt sai sinna külge pandud ja seal alselt töötas. See ei löönud käiku välja, käigud läksid, kõik need käigud, mis kunagi sisse ei läinud. Need läksid ka põhjagaasiga diislil, sest et seal on 5000 pööret. Ja see sai kuskile sai see uuesti maha müüdud kellegile. Ja, see läks mõtlen. Pluss on see, et seal ei olnud seda ka, et esimese käiguga oleks nii palju jõudu ja pidamist, et ta taoks seda käiku välja. Diisil on ju vääned ka magusasti, aga ikkagi see pööre ilmselt, või see rattakiirus, mis tekib see 8400 pöörde peal meie mootoriga, et see paugust, see rattakiirus sellele kastile on nagu nii raju, et see on nagu see koht. Näevad, ja see ongi täpselt sama ka, miks ma enda diislikastiga üritasingi seda, et teisega startida. Aga viiene see, mina neid numbrid ei tea, see sama see 2 liiter, E46 2 liitrine 110 kilovatti, et selle kastiga just oligi see, et ka, et nagu esimene, unustada esiteks, see oli nii lolli ülekandega. Ja ülekanded saatanast jah, need ülekanded.
noh, ja mul oli veel see ka, et suur ju 29 slikk ja asjad ja aga noh, oligi see, et siis selle suure slikiga teise käiguga koha pealt minema saad. Noh, ühesõnaga nii palju, kui seal nagu foori taga seda boost'i tuli koos nitroga, noh, siis kõik lasime peale ja siis sai koha pealt alles ära. No. Aga selle ja teine nagu see sama, kui Indreku autot mina testisin, siis mis testisin siis seal Haapsalus, kui ma sellega sõitma läksin. Ma ei olnud ju, jah, samamoodi olin ma seda Indreku autot seal endal garaaži ees testinud. Pärnus olime ringraja peal ka tegelikult olime sõitnud küll, aga ringraja peal me sõidame sellega nupu, meil on tehtud nupp 4 aastat, seal vastavad turborõud. Mul on tunne, et see 4 aastat nupp, see on aeropesuri spetsial. Aga see on nagu ääretult hea teha. Väga hästi mugav, jah. Ringraja peal pole sul 100 aastat seda 1100 või 1000 jõudugi vaja. Selleks, seda ei ole nagu vaja. Jah, 600 piisab täiesti. Ja ei olnud nagu selle täisjõuga sõitnud selle autoga nagu, või selles mõttes, jah, paned nagu koha pealt minema, tõmbad korraks teist käiku või proovid kuskil, ja aga siis, kui ma seda läksin Haapsalus küsima Kaarli käest, siis oli küsimus, et okei, saad peale, see oli see päeva lõpu, esimese päeva lõppu, et saad peale, ise koristan raja, kui ära lägastas, Kaarel sõnuski ära tegelikult. Ja ikka. Ja siit kohalt aitasimegi ise koristada. Ja ma mäletan veel, ma olin ise boksis, tegin midagi ja siis vaatasin, sul on see elektritõuks on võistlustel kaasas. Selle peal teis lennu või otsa, vaatasin, mis see on, siis tuled tagasi veel ilusti kastalut, oli seal selle... See, mida praegusel ajal mehed on nagu ära unustanud natukene tegelikult. Vanasti oligi see, kes lägastab raja, see toob rajameestele kasti õlut. Ja oli küll, jah. Ja just ma vaatasin pärast, ma teistele rääkisin, keegi küsis ka, mis see Eero selle kastiga sinna pugema läks. Mõtlesin ka, et mehed vanasti oligi niimoodi, et kes lägastas, viiski rajameeskonnale kasti õlut, sest nemad peavad seda koristama, pluss ju tegelikult võistlus seisab. Jah, see oli küll võistlus õhtu juba. Aga teistpidi on veel lollim, sest et ju päev läbi nad on seal mässanud, tegelikult tahaks minna juba koti peale puhkama ja siis veel hakka koristama. Et siis on vähemalt nagu... Mõned mehed muidugi jällegi, et ei no mis see on ju nende töö. Aga vabatahtlikult seda. Muidugi, see on nagu see väike asi, mis jääb... Nagu meiegi, sõidame vabatahtlikult. Sest käib sinna asja juurde ja jutt oli, ise koristasin, lägastasin täis, muidugi teeme ära. Selles mõttes ei ole nagu küsimust. Aga... Mis tunne sul oli? Sa polnud ju selleks ajaks nagu ju pikk... No jah, garaaži ees olid testinud. Esimese käiguga sidur lahti, pauk, teine käik sellega ei tule ju hoogugi tegelikult üles. Sama aega kiire autoga sõitnud küll, Kevini autoga, Indreku autoga, et mingised testid, aga ma ei käi nendega ju võidu sõitmas. Et see oligi, kuhu ma ennem sihtisin oma jutuga, et tegelikult olid ikkagi püksid pruunid, kui ma läksin sellega, jalg värises ja Kaarel ka, et varustus, et turvalisus eelkõige, et kas sul on, aga kuna ma olin meie suure tiimibussiga, olin ju seal, siis mul oli... See sama buss, millega te Keviniga Euroopas käitin. Aga Kevini võistlusvarustus oli bussis. Ma ütlesin, mul on kõik asjad, kõik homologeeritud, kogu jutt, selles mõttes, et ansud, kiivrid, kõik sukad, sokid, kõik värk. Ja Keviniga suures piiris ühte mõõtu ja ma panin, meil on ka hea pilt sellest, kus me kõrvuti oleme kombedega. Selle leiame ka siia. Ja panin kõik selle muffid selga ja läksin nad tegelikult, ma ütlen, mul olid püksid pruunid, et ma mõtlesin, et ma tean seda Haapsalu rada ja ma läksin ju vasakpoolse raja pealt. Ma ei olnud seda rada isegi nagu lõpuni sõitnud ju 10 aastatki lihtsalt lõpuni kruiisid. Mina mäletasin seda, et vasakul rajal oli 300 meetri peal ikkagi hüpe. Ja samas ma sisimas mõtlesin, et sahu, mis saab, ennem lõppu ma seda gaasi maha ei lase. Et selle mõttega ma sinna nagu läksin. Ja täpselt nagu Indrek enne ütles, et ma olen nagu vihane selle gaasipedaali peale. Indrek on tegelikult ikkagi natukene hoidnud ikkagi oma tehnikat rohkem. Mina läksin sellel hetkel ka, ma läksin ikkagi täis flat koha pealt minema ka. See on see kõik või mitte midagi. Ja selles mõttes, teistpidi pole vahet ka nii, et kui sina lõhud, siis Eero remondib. Kui Eero lõhub, siis nii ise remondib, mis vahet on. Ega selles mõttes oli jah, see läks katki sellel ajal, kui meie seda koristama hakkasime, siis Raido. Põrutasin tükkidega juba vist sinna
ei, Ehitusse. see vahekastiga, Raido sõitis meile garaaži uue vahekasti järgi. Mul oli kast, jaa, mul oli olemas ju. Ja sellel ajal, kui ütleme nii, et kui meil rada koristatud sai, siis sõitis juba vahekast oli umbes siinsamas maal tagasi teel Haapsallu. Seesama siinsamas maal, sellega minu arust alati nii hea, et mingitel põhjustel on kuidagi alati niimoodi läinud suurem osa ajast, et sa tuledki järgmine päev driftilest, et kas, või sinna räägilest, teil on kas drift on enne või mis tööasjad, mis iganes. Ja iga kord alati. Mina olen Kiltsil telefonilis, vaatan, Eero helistab. Eero jääb, tere! Ma olen siin rallipargi juures, et kui on vaja, siis ma saan sinu juurest varuosi peale võtta, et on vaja veel midagi või mitte. No ikka, omasid tuleb hoida. Ja teades, et ikka on asju. Ja see aeg, mis kulub nagu selleks edasi-tagasi, see on kadunud Tiimek ütles ka kunagi. See oli hulga aastaid tagasi, kui sina sõitsid veel siis ka BMW mootoriga. Ja sul läks auto katki 2019. Ja meil olid, põhimõtteliselt sina jõudsid koju Haapsalust ja selleks ajaks juba Lätist uued kolvid sõitsid sinu poole piltlikult. Et me leidsin need vajalikud varuosed ja Tiimek leidis sealt vajaliku mehe, kes seda juba sealt poolt Läti poolt tulema hakkas nendega piirini. See oli hullumeelne aeg, jah. Ei, see oli 2020 ikka. Seesama selle asjaga sõitmine minu meelest. Telling, rüperaal. Selle sama jälle Kiltsil lõhkumisega ja siin juppide järgi käimisel, see oli 2019. Sama kord, kui soomlaste see Blacklist käis siin ka sõitmas. Ja pühapäeva hommikul, minul on mingi siuke teema, et mina minul ju suurem osa autodel kõigil ninagi pööst tükis ära. Ja ma olen jõud sinnamaani, ilma ninata mina sõita ei tohi. Sest iga kord, kui nina on maas ja ma lähen rajale, siis on nagu tükkide meri. Mitte ei ole see, et üks asi on katki, vaid nagu kõik on katki. See muidu ei näe, muidu jääb nina alla, vaata kukuvad alla poole. Pühapäeva hommikul oli vaba rada, mõtlesin, et lähme paneme ühe puraka ära. Ja mul ju stardist teisega läksin minema, lükkasin kolmanda, tundsin, et midagi on nagu imelik. Aga see oli täpselt see aasta, kus mul oli originaal poolteled veel, et stardist kas ei saanud minema või läksin krõpspuruks. Aga ma sain stardist minema, lükkasin kolmanda käigu, tundsin, et midagi läks natuke imelikult. Sa ikka saad aru ju oma kangist. Ja siis, kui ma neljandat tõmbasin, ja kuna käiguvahetus oli tõesti nagu 0.19, 0.20, siis see oli nii lihasmälus sees. Sidur käis alla, juba tõmban kangi. Nagu kolmand, neljandale tunnen, et midagi on nagu imelik või on vale. Ei tule. Ei, nagu tuli, aga nagu läks valesse kohta, aga juba lihasmäluga see tõuseb. Saad aru, et maa poolt seda M50 siukse pöörde peal enne kuulnud. Panin pedaali alla, pill suri välja. Ja ma ütlesin ka, et mehed kast läks katki. Money shift. Ja ma ütlesin, et mehed kast läks katki. Kõik ütlesid, ei, ise oled loll, et tõmbasid ise kurid neljand. Ma ütlesin, saad sa aru, see shifter on niimoodi, et teist tõmmata ma pean tegema nagu niimoodi. Et nagu kolmandale lükates juba oli vale. Siis pärast, kui kiva kasti lahti võttis. Kiva ka ei uskunud, ta arvas ka, et ma tegingi money shifti. Siis kui kivaks kasti lahti võttis, ma ütles ka, et ongi. Et neljandal käigu see kahvel ja muffid ja kõik oli puruks. Kõik oli täiesti puruks, et sa ei saanudki tõmmata, vaata. Ja lihtsalt, kui sa jõuga kiiresti tõmbad, siis ta vedas midagi muud siis. Ta vedas selle nagu teise vahele kuidagi. Ja siis oligi see, et klapid käisid pähe, auto tõmmati boksi. Saime aru, et siin ei ole muud varianti, klapid on kõverad, nii davai. Tupsu hakkas siia poole kihutama, et riiulist teine kaas võtta. Me hakkasime 4-5 lammutama. Ja selleks hetk nagu timeslip prinditakse ju, ma ei teagi, kas selle kella järgi, mis ta välja prinditakse, on timeslipi aeg või stardi hetke järgi on aeg. Ja timeslipi järgi pluss 43 minutit. Oli järgmine timeslip? Ei, oli see hetk, kus meil oli auto boksis, molekulid on lahti, mootor, kolded, asjad, kõik. Plokigaas hakkas kohe Kiltsel jõudma ja avastasin, et kolvides on mõrad sees. Et nii katki lõivad. Ja siis oligi see, et üks semu tuli boksi, vaatab otsa mulle, et kuhu Marko kihutas. Ma ütlesin, et Marko auto kihutas Taneli roolis olles garaaži varuosi tooma.
vaata mulle otsa, vaatasin, et ta täitsa 90-ga ei tulnud, et see oli küll 140 peale, vaata. Et ma pole ammu näinud, see 39 nagu nii kiiresti vastu tuleks, vaata. Vaene 2,5 diisel. Ja oligi, siis tuli välja, et kollid olid katki ja päev lõppes sellega, et ma pidin soomlase vastu sõitma minema, samamoodi see must rullikas, vaata, mis käis. Ja päev lõppeski selle vastu, et läksin vabandasin mehes, et ma sõita ei saa, ma sain omale lohutusauhinnale kaks longerat ja paksime oma killavari kokku ja tulime koju ära. No. Ei, see oli ikka see sama kord, kus see kolbide jant pihta hakkas, sest et mul olid ju kolbides olid mõrad sees ja siis oligi vaja uusi kolbi ja uut plokki ja siis läkski hullumajaks kätte. On lõhutud, on remonditud. Aga mis kollid need seal olid? Need olid need, mis sa... Need olid need see FCP leedukate kollid. Need olid see iga üks oli ise mõõta. Ja nemad, et siis kui seda mootorit sai ehitatud, siis ma olin meil Viimsis. Teine fenomen, millest ma ka aru ei saa, kuidas lill minuga viitsis kogu aeg tegeleda. No, mingi kuradi noor vend käib jälle mingid pool odavad Hiina õpid või prügesti õpid ja kuule aite, noh. Lill mõõtis mul kõik üle ja siis saatis tõukurisse, ütles ka, et nagu iga... Mida vaja? Et ütles ka, et kuidas et plokk tuleb puurida iga kolvi järgi, sest seal oli kuni mingisugune 0,9 oli kolvide kõikumine, noh, peaaegu 10 tuli välja võtta. No. Lill on selles mõttes ikkagi, jah. Paljud mehed ütlevad, et hästi kallis mees. Aga hea töö maksab tegelikult. Aga tema on nagu väga hea võidusõidumehaanik või insener. Ja kõik need mehed, kes virisevad, kui need kuskilt nagu ei ole võtta oma varuosa või oma know-how'd, siis need lõpuks nad ikkagi eelistavad nendele meestele, kelle kohta nad on öelnud 1, 2 ja 5 ja lõpuks nad oma abi ikkagi sealt saavad. Lillega ühe korraga oli jumala niimoodi, et teisipäeva õhtu vist mul oli vaja hooratast treida ja tasakaalustada. Niimoodi, ja treida õhtul võistlusele minna. Ja mootori vahelt ära, kastel vahelt kõik oli mööda garaaži laiali. Siis kirjutasin Lillele Messengerist, peale 8 ei taha enam niisugusel mehel helistada. Suvine aeg ka võib-olla puhkab, et ei tea. Kuule, mul on hooratast vaja treida. Ma olen üle, tule läbi, too ära. Siis 9 paika olingi Lillel see luksed. Lill tuleb hommikumantis mulle juba vasta. No tule tuppa, räägi ära, mis mure on. Tegime suitsus, rääkisin talle ära. No jah, et ma siis hommiku teen ära. Mõtlesin, äkki viitsid täna teha. Mis täna, kurat, kell nii palju, et mis see täna selle kõik on? Hommikumantiga, jah. Mõtlesin ka, et kuule, et nagu... Võidusõit tuleb. Reedel on võidusõit. No mis sa ei hakka täna kokku. Ma mõtlesin, no jaa, mõtle, mis sa ise 20 aastat tagasi tegid. Ennat mul otsa. Tavai, mine mene, ma helistan kui valmis. Ma jõudsin Lille juurest statti, võtsin purksi, sõin kõhu täis, sõitsin taha sinna pooleldi nagu Tammnemäe poole, kus mul garaaž oli. Jõudsin garaaži tagasi ja siis Lill juba saadab mulle pildi valmis. Tagasi hommikuks oli mootorkast vahel. No see on ikka see, et samamoodi ise muidugi teinud ju hommikuni nii sina kui mina kui enamus meie vaatajatest, kes on vähedegi kokku puutunud. Aga väga paljudest kohtadest saadetakse sind ikkagi õhtusel hetkel tule homme või tule esmaspäeval, siis kui aeg on. Et ma juba hästi mäletan, muidugi, Lill tuleb alati vastu, kui on vaja, siis on vaja, kui on võidusõit. Samamoodi mina ja sina, kui on ikkagi kellelgi mure ja on võidusõit, siis on võidusõit, siis tuleb teha selles mõttes, kui on vähedegi võimalik, alati on aidatud. Ja samamoodi oli Windorfi siis Tiit Grossman. Ja see on samasugune mees. See oli sama kord, kui ma rääkisime ennem sellest minu rohelise auto ehitamisest. Ja need nukarattad, mis ta treis mulle. Ketiratas oli olemas, ta tegi südamiku, mis nukvõlli otsa läks ja regulitavaks. Ja tegelikult oli jutt, siis tema oli ju Sõjamäel, mina olin Amper Racinguga Kadakas ja oli jutt, et kui tal valmis saab, kuigi ka see oli juba selles mõttes ikkagi väga, väga peale tööaega kaugeltki. Ja et kui tal valmis saab, ta annab märku, et ma saadan kedagi järgi, sest et tema ise läheb ju teiselt poolt ümber linna nii-öelda hoopis teise suunda koju. Ja ühel hetkel astus ta mulle sealt garaaži uksest sisse. Ma mõtlesin, et ma toon teile selle või ma toon sulle ise need ära, et niikuinii sul kiire siin ja valmistute ja teete, et niikuinii sul on kiire, et ma toon sulle ise ära.
tegelikkuses ma niigi olin tema aega raiskanud. Öisel ajal ta tuli vastu, ta tegi mulle need asjad ära ja ta tuli ja tõi mulle teisele poole linna otsa need ära ka, sest et ma tean, et sul on kiire. Et aga see on seesama, et kui ma tulen, sa ütled, et sul on kiire, sa teed mingit asja. Noh, vähim, mis teha saad, lähed, võtad kohalikust bensukast mõned šokolaadid ja mingid ninni-nänni, sest et mehed on niikuinii, nad on söömata, joomata, energiat on vaja, lõvi šokolaadi Indrekule alati. Ja võtad see paar asja kaasa, see ei tee kedagi rikkamaks ega vaesemaks, aga tuju teeb alati heaks. Ja nii see läheb. Tiidu ja selle sama kogu, mis me räägime sellega, mul tuli 2 asja meelde. Samamoodi ju see sama 2020, kus ma põhimõtteliselt iga võistlus lõhkusin mootori ära, siis me olime selle jõupiiriga olimegi juba nagu sellest M50 rauast üle juba. Helistan Tiidule. Tere, mis sa teed? Puhkan. Perse, siis ei ole midagi. Ja no mis on? No katki on jälle. Jälle! See on juba teine gaas see suvi. No jaa, no. Meil oli järgmine sõita. 2 nädala pärast. Tavai, tule järgmine teisipäev too ära. Et ma tulen välja, ma pidin korra niikuinii läbi käima. No, ja võttis niimoodi vastu. No ikka, jah. Eks kui on võidusõit, siis on võidusõit. Ja selle samaga, siis Tiit tegi kaan ära mulle. Panin kokku, sõitsin selle 8-8 ära, siis ju läks kõik katki. Noh, et ainsad kasutatavad osad mootorist olid klapivedrud. Siis sai see LS ostetud. See sinna vahele pandud, Taeblasse Dünosse mindud. Dünos jooksis mootor kotti ja Taeblast pakkida auto peale siia sõita, ma ei tea, 45 minutit, maks tund. Ma jõudsin garaaži, siis sina helistad mulle. Tere! Ma kuulsin, et katki läks. Ma ütlesin, kus sa seda juba teed? Mis seal vahetan? Mul on parem küsimus sulle, et mis nüüd saab? Ma ütlesin, ma ei tea. Ja siis see hetk sa ütlesid mulle, et nagu, mul on siin sõbra mootor olemas, mis näeb välja nagu uppun mootor. Sõber annab seda sulle. Ma ütlesin, ju annab. Kui ei anna, mis siis saab? Ma ütlesin, et ma ei tea, mis saab. No kus Eestis saab mootorid? Ma ütlesin, Viljandis äkki Lammaris on. No selge, siis ma lähen toon ära selle mootori. Ma ütlesin, Eero, mul ei ole raha. Ma ei küsinud, kas sul on raha või mitte. Siis ma ütlesin, ma toon selle mootori ära, sina lähed koju magama raisk. Aga mis siis saab, kui seal mootorit ei ole? No perse, mul on riiulis nii palju õppe, ma panen sulle 500 jõu M50 kokku ja saad selle kuradi ühe võistluse ära sõita. No. Sul oli tarvis tiitlit vormistama. Jaa, mul oli vaja tiitlit. Ja. Mul oli vajagi see, et saada kvall läbi, saada ellikasse, siis on tiitel olemas. No. Ja see oli jah, et ma nii palju nagu seda vanarauda riiulist ikka leian, et teen sulle hommikuks midagi. Jah, kas või siuke niinimetatud pool origtükkidega 500 jõudu mootori saab ära sõita ja kõik ära vormistada, kõik tehtud. No, ja see oligi see, et helistasin Meelisele, Meelis ütles, et jaa, loomulikult võta mootor. Sai see pukki võetud, siis siit kohalik Valvo tuli, tal oli, mul ei olnud see, et seda õlirõhu kella asja tuli siia, panime starterid järgi, lasime aku kellaks niimoodi, et õlirõhk tuli ja kompressiooni mõõtsime ka üle. 8 pütis 5 oli kompressioon olemas. 3 kuulsid, kuidas klappide vahelt susiseid läbi, et vaata mingid rooste sitta täis. Helistasin sulle jälle, mõtlesin, kuule, õlirõhk on, kompressioonid isegi ka on. Väga hea, nüüd ka koju magama, homme hakkad vahetama alles. See vist peab, jah. Kui palju sina oled pidanud olema hommikuni üleval, et autot putitada nipet-näpet? Ühe korra vist. Võt, kus on hea elu? Ei, tegelikult Indrek on ikkagi suurem jagu kordadest. Nüüd selle autoga pole nagu jah, see käigukasti saaga oli siukene, aga et sellega liiga palju pole nagu ennem üritanud natukene ikkagi vanemast targemaks saada, et natukene üritanud varem, aga ei tule välja kuidagi. No vaata, praegu on ju see ka, et see on tahes-tahtmata arusaadav hetkel ka, sest sul on Keviniga nii palju käimist. Ja selle nagu, ükskõik kui isegi tahaks nagu varem teha, siis No seoses Keviniga on muidugi nüüd jälle hea mõelda ju. Et siis, kui me olime Eeroga, olime kiirendusrajal radadel möllasime, siis Kevin oli ju kaasas meie kogu aeg. Siuke meetrine Kevin oli meil kogu aeg sabas. Ronis autopuuride vahel, istus kütusekanistrit otsas. Kuule, sa rääkisid ka ju mingi aeg tagasi, et keegi tuli ju selle mingisuguse televisiooniveokaga ja veeti kaamerad laiali ja siis Kevin mingi hetk üks kaamera pandi Kevinile otsa, et kaamera peaaegu sama suur kui poiss ise ja käis. Ma leian selle pildi ilmselt ja see oli seesama pidi olema see Night Race, ma arvan, Tartus,
kus oli Kevin selle ruudulise, natuke sarnane selle Speedtesti mütsi, kus ruudulisega BMW müts oli peas tal ja kaamera, suur kaamera õla peal, aga see oli Kulnakägu, kes käis nagu filmis, tal oli see tehnika, oli nii-öelda see saatebuss või TV-buss oli siis, millega nad tulid kuskilt Euroopa pealt ja ta tuli ja filmis seda üritust seal mitme mehega filmiti ja sellest on, ma loodan, et sa saad seal plaadi pealt materjali, mis ma sulle andsin ja mis oli veel, Kulno tegi sellest valmis lühikese klipi, oli siukene võistlus, võitsid need ja taustad, kõik monteeritud valmis klipp ja üritas seda ETV spordiuudistesse, et mehed, mul on, Kulno ju TV3-s ja Leviras väga kõva kaameramees, montaažid, värgid, selles mõttes, et kõigile teada tuntud mees, Allar Muugile filmis ja tegi Muugiga koos saateid ja lühike klipp, pange sisse, et kõik on valmis tehtud ja ma ei mäleta, kas nad küsisid selle 2-minutise klipi eetrisse panemise eest ainult, ma ei tea, 30 000 krooni äkki või mingisugune siukene, muidu määrige pähe oma uudis on ja mis kiired võistlus meil siin. Et nii, ma ei oska öelda, mis see mitte toetav või selle, sul kõik on valmis tehtud, sa ei pea monteerima, sa ei pea tegema mitte midagi. Ja oleks siis nagu täpselt, et mina monteeriks mingit videot kokku. Seda ma nagu usun, et nad ei taha eetrisse lasta. Aga, ja nad ei pandki seda. Ja siis oli Allan Muuk ja stopp. Allan pani muidugi, paneme eetrisse. Kuna tal on juba enda vähem tööd selle arvelt. Natukenegi reklaami kogu sellele, et oli mingi siuke üritus ja võitsid need ja need mehed. Et ega praegusel hetkel selleks, et saada riigitelevisiooni uudis, see spordiuudis või uudiskünnis on ju ERR-ile. Jah, eelmine aasta, kui Kevin Driftmasterst ja etapi võitis, see on ka ajalugu, sellest esimene eest ja me räägime ikkagi maailma kõige kõvem sari praegusel hetkel, et siis oli küll ERR, aga muidu on ikka see, et ei tule nagu, kui sa kõvasti peale ei maksa, siis ei tule. Mäletan ühe korra, ka aastat ei mäleta, aga umbes ta võis ka olla 2005–2007, seal vahel oli, mäletan, et üks spordiuudistes ikkagi oli kiirendus, oli sees ja isegi intervjuud sai antud seal. Mingid korrad on olnud, jah. Aga seda on nagu ülivähe võrreldes sellega, mis see kunagi oli see kiirendusvõistlus ikkagi nagu üks suuremahuline võistlus. Seal olid ju 10 000 pealtvaatajad ju. Rock Race'il oli, Peep ütles, et üle 10 000 piletiostja oli nagu see, kes seal ristiti E-tähega päevaks. See oli nagu tegelikult jälle hästi kihvt. Mina võitsin enda klassi. See on esimene Rock Race või teine Rock Race? See nüüd jääb mõlemal. Sina muidugi. Aga see, kui sa oled stardis, mina võitsin, sina võitsid ja siis Eduard Sangernevo võitis, sellepärast oligi see E-tähega, et Eero ja Eduardi aga kui sa oled autos, siis oli rohelisega, ikkagi auto teeb kõva häält, kiiver on peas, sa oled stardis ja sa kuuled üle selle kõige, okei, liienda võib-olla, et kui mitte stardi hetkel, aga starti minnes soomlase vastu, kus oli selle Ville, ma ei mäleta, mis selle Ville teine nimi oli oma selle kuplaga ja lilla ja kollasega siukene vahva kupla. Ja Ville Saukala või midagi siukest äkki oli. Ja sa kuuled, kuidas publik, see, kes sul on nagu seal kahel pool suured tribüünid, Peep ju korraldas. Mõlemal pool olid suured tribüünid niimoodi. Et oli publikul nagu mega hea vaadata, et selles mõttes Peep alati võttis nagu, kui ta ette võttis, samamoodi nagu Aivo tänasel hetkel. Kui ikkagi teha, siis teha nii, et on. Loomulikult see on kulu, kõik need suured tribüünid sinna kohale tellida ja on, aga kogu see publikum sealt ääres sa kuuled starti minnes seal autos, et hüütakse nagu Eero, samamoodi pärast sinule ja Sangerne poole, see mismoodi kaasa elati. Ja tihtipeale finaali taha veel kõik kogu see, siis publik tõusis tribüünide peal püsti, ma mäletan veel. Üks asi, et võib-olla paremini näha, aga see publik oli ikkagi vahva sellel ajal, et
tänasel hetkel vaadatakse oma õllepurgi näed paljustki ja niisugune ei ole sellist, kas muidugi käis ju palju, olid omad fännid, kes käisid ja seda üles ja eks tehti ka pulli rohkem, samamoodi seesama Rock Race oli minu arvan, see oligi kas äkki hooaja viimane sõit ja mina peale sõitu ma käisin oma kindad ja kiivri ja sukad ja kõik ma loopisin nagu siis nendele pealtvaatajatele, sest et see pidi olema nagu mingisugune kord, see oli Pärnu ja hooaja lõpp, et just seesama, et publikule ka, see, et noh, mingit ninni-nänni nokamütsi ja asja, et natuke sihukest asja võiks nagu olla, noh. See on jah, olid ajad. Tore lugu. Nüüd on järgmine tund läinud. Üks asi, mis mul veel meeldid, oli see, et see 2021, kui ma sain kastika esimest korda valmis, tulin Kiltsile ja täiesti kobamisi sain siis OL-i finaali Kuriksi vastu teise koha. Siis me ju peale võistlust ajasime ju mõlemad rullikad ninapidi kokku tegime pilte. Mõlemal olid teised kohad. Jah. Need on ka jumala ägedad pildid. Sinu oma ilus, valge, kõik viimistud, siis minu omad viimasel hetkel ikka kokku pandud ja mingi suvalise Matt Mustaga kuskilt siit ja sealt natuke, et ei oleks täitsa valge ja laiguline. Oli jah mäed. Indrek alles eelmine nädal vahest pani valge käima. Jah, paar tiiru ja. Kuigi ma ütlen ausalt, minu jaoks vist valgega kõige ägedam mälestus ongi just see, kui Tiimäki ära saatmine oli. Siis kui Kevin minu eest saatis selle video mulle esimesena. Et tegite selle kruisi ära, siis said kuskil seisma. Ja siis vist Kevin nagu kõrvalt või kuidagi niimoodi filmis, siis oligi see, et panid käigu sisse, siis ütles ka, et Mäkk head teed. Ja siis puust üles ja see oli nagu maru. See video on olemas meil jah. Aga see on ikka allagi see koht, et ma ei osanud nagu mingit muud moodi sinna või ma ei kujutanud ette mingit muud moodi. Et jah, ühtepidi niisugune kõva müristamine ja asi, aga see oli just seesama paraad ja see osa, ära saatmine. Et lõpp sealt ringrää pealt ennem kui sinna surnuaia juurde jõudmist selles pikas kurvis me ju tegelikult jäime nagu põhimõtteliselt niisugune 0,5 kilomeetrit ennem seda surnuaeda seisma ja pakkisime selle auto käru peale, et mitte minna sinna kabeli juurde müristama ega surnuaia vahele müristama. Aga see oli ka see koht, et me nagu ei kujutanud ette, et seda võiks nagu mingit, mul ei olnud meie endal, sest et meil Kevini auto oli, see võidusõida auto oli maha müüdud Frederikule, see oli Tartus. Oli variant, et kas me toome selle ära sealt. Indreku auto oli meil garaažis, ma küsisin Indreku käest, et kuule, siukene mõte. Jah, ja Kevin uuel autol oli just alles puur sisse saanud, sest ma mäletan seda, et Kevin läks puuriga siit minema ja ma läksin Hispaaniasse Koiduga kontserdi tegema ja siis, kui ma Hispaanias olin, siis sa saatit selle video. See on ka see, miks ma ei saanud ju ise enam tulla. Aga noh, oligi Indreku käest ütlesin, et kuule, siuke mõte, Indrek ütles, et tehke. Et selge oli see, et Kevin sinna rooli ei saa istuda tegevsõitjana, litsentsid, jutud, kõik muud mured siia juurde ja sõitsin mina sellega, kuigi jällegi kõik on, niinimetatud on ju jokk, sest et Soome registris toimiv auto, et ei ole nagu, jah, on nagu puuru sees ja kõike virke-värkeks, aga see oli see, miks, jah. Ja teine on see ka, et ma ütlen ausalt, ma ei kujutakski ette, mis olekski parem žest olnud. Sest et ju Mäkiga see oli ju hea sõber. Ja tegelikult Mäkk oli räme selle valge rulli fänn. Oli. Nagu räme fänn. Et ja täpselt seesama, kuidas seal oli paar nagu siukest hobiautot meestel veel, aga ma oleks natukene oodanud või lootnud, et oleks rohkem neid mehi, kellel natukene mune, et seal oli ka palju küsimusi, aga tulite sellega, aga kui tuleb politsei. Jah, see on see kaalukaus. Jah, aga mis see politsei siis teeb? Teeb sulle selle eest 300 eurot trahvi paremal juhul. Treila on selja taga, panete siis kohe lihtsalt treila peale kõik võtta. Jaa, et see minu jaoks ei olnud nagu
mõttekoht, et kas ma saan see 300 eurot trahvi seal või mis. Et olulisem oli see sest ära teha ja niimoodi ta teele saata, et see oli palju tähtsam kõigest sellest muust. Nii ta on. Ja see on jah, see video oli tehtud peale Lükati silda, kust me sealt paraadiga läksime ja enne sinna üles mineku peale. Jõe ääres. See on maru värk. Aga siit kohalt on hea edasi minna. Nagu ütleb Eesti jalgpall, et enam hullemaks ei saa minna. Põhi on käes. Põhi on jalaga tunda. Põhi on jalaga tunda. Et võib tõugata. Jah, see on teine sama, et kui oled Kaarine pasas ei jõu oma pointi pead norgu lasta. Kus seal enam norgu?